Tervist, lugupeetud televaataja! Alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Telefoninumber on 15182. Helistada saate siia kõikides küsimustes. Ja helistama saate hakata juba kohe praegu, telefoniliinid on avatud. Ja kui nõid siin midagi räägib, siis helistada saate ikka, see juttu ei sega. Tekst või ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule asetamine alfariigel sisemusse 00 nüüd. Tegemist on haldjate ülitähega. Ja lisaks ka gripiravi 00 nüüd. Seda läheb tarvis. Ja ka COVID järelravi 00 nüüd. Hallo? Tervist! Ma soovisin tervendust pea- ja kaelapiirkonnale. Jaa. Nii, mees, kes ei teadnudki ju, et ravi 00 nüüd, kaelaravi 00 nüüd. Õlgade ravi 00 nüüd. Koormus, mis langeb õlgadele, kaela peale. Soovite teada saada, mis see toimub. Selleks on vaja ennast pingutada, aga siis see tundub, et see kandub üle keha peale. Et elu on liiga kitsas, liiga väike. Ja elutus vohab siin maailmas. Et elutuse likvideerimine, eluravi 00 nüüd. Lisaks ka mürgid, mis kitsendavad kogu arusaama ja üldse, et aju üldse võiks töötada korralikult. Mürgid taandavad aju tegevust, likvideerimine ja aju detoks 00 nüüd. Aju ravi 00 nüüd. Takistused, et ma mõtlen, et ma saan lihtsalt hakkama ja siis tuleb mingi keeruline asi ja siis jääte hätta. See ei peaks endal olema niimoodi mõte, et ma saan lihtsalt hakkama ja siis otsite, kuidas saaks lihtsalt. Siis tuleb mingi keeruline situatsioon ja siis äkitselt ei saa hakkama. Siis tulevad valud ja siis on midagi, millesse põgeneda, et nüüd ma ei saa sellega tegeleda, sest kael on valus ja õlad on valusad ja siis see on selline väljapääs sellest, et ei peaks tegelema nüüd. Likvideerimine ja veel ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ja palun silmadele ka ravi. Ja silmade ravi 00 nüüd. Ja silmade detoks 00 nüüd. Ja probleemide lahendamisi, juurde lahendamisvõimalusigi 00 nüüd. Põgenemine, mitte põgeneda asjade eest, likvideerimine. Sest ega nad ei lähe ära sellepärast, et põgeneda, siis see läheb korraks mööda või kuskile varjule ja siis see tuleb uuesti tagasi. Veel rohkemgi seda sama asja. Ravi 00 nüüd. Mõistuse ravi 00 nüüd. Ja veel psüühika tugevdamine,
00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Palun mälule parandust. Ja, siis alguseks mälu detoks 00 nüüd. Ja mälu ravi 00 nüüd. Ja niimoodi ka, et kui tundub, et ei saa hakkama, siis see läheb meelest ära, et siis ei ole vaja tegeleda sellega. Selline tegevus ka on, et ei mäleta, seetõttu ei saa lahendada seda probleemi, ei tule meeldegi. Likvideerimine, veel mäluravi, rohki ja mälu lisamine 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Palun ärevuse ja hirmude likvideerimist. Nii, siis ärevuste likvideerimine, osa ärevusi, nii. Osa ärevusi, need on see, mis sai seletatud juba, et sooviksite teada saada ja siis on ärevus, aga siis hakkate põgenema selle eest. Nii et ärevust üleni ära ei ole tarvis, ainult see, mis on haiguslik, see ära likvideerimine. Kuid ärevus, mis paneb liigutama, et otsima, mis see on, soovite teada saada, see jääb, sest teada saada on kasulik, seda soovite ikka 00 nüüd. Ja hirm eemale. Ja hirmust eemale 00 nüüd. Lisaks ka kannatuste likvideerimine teile 00 nüüd. Ja, mis veel? Palun raviga kõhule, et pidevalt on kõrvetised. Ja, siis kõrvetiste ravi 00 nüüd. Seedimise ravi 00 nüüd. Kõhuravi 00 nüüd. Ülddetoks 00 nüüd. Ja veel ka kannatuste detoks 00 nüüd. Ja kõhuravi rohkiengi 00 nüüd. Ja, kas sellega kõik? Siis on alakõhus on vahel valud, mis nagu selga löövad, et ütleme seljale ka palun ravi alakõhule. Nii, siis veel ravi juurde 00 nüüd. Lisaks neerude detoks 00 nüüd. Ja valude likvideerimine. Ja seljaravi 00 nüüd. Kannatuste vähendamine 00 nüüd. Ja veel kõhuravi 00 nüüd. Ja kannatused, mis on niimoodi valu põhjustavad ja hädasid põhjustavad, et sellest sõltub küll palju 00 nüüd. Kannatuste ravi 00 nüüd. Siis läheb üle küll. Ja paraneb 00 nüüd ka kõht 00 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Siis ilgeste tervendust ka.
no nii käed kui jalad, aga käed eriti annavad tunda nagu need sõrmeliigesed ja on Nii. vahepeal sellised kummalised valud nagu. Siis liigeste ravi 00 nüüd. Ka tõe ravi 00 nüüd. Lisaks põletikude likvideerimine, põletikude ravi 00 nüüd. Nii. Siis tundub, et rahu on liiga vähe, sellest ka hakkavad liigesed valutama. Lisaks, et põgenemine muredesse, siis tundub, et need mured, mis on, või probleemid, mis on, siis need on väiksemad, sest kui mure on väga suur, siis probleem on väike. See on hoopis kannatuste põhjustaja, et kui on rohkem kannatusi, siis eelmised kannatused on väiksemad, et siis tundub kergem korraks likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Veel kannatuste likvideerimine 00 nüüd. No siis läheb tükk maad kergemaks kohe. 00 nüüd. Ja veel ka hüpofüüsi ravi 00 nüüd. Argusmürgide detoks 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Sellega on kõik. Ja. Suur tänu teile ja kena päeva. Kena päeva. Mees, kes ei teadnudki ju, et telepublikule ka kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Ja see kestab terve saate aja küll. Ja veel kannatuste detoks 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Hallo? Tervist. Palun minule ja mu vanaemale aurat vahetamist. Nii, siis mõlemal korraga vana aura ära ja uus aura teile 00 nüüd. Selgust sooviks asjades, mis on enda ümber, aga kõigepealt see pöörab teid vaatama kuskile kaugele, tegelema teiste probleemidega, et siis enda asjad ka lahenevad, tundub niimoodi. Sedagi sel juhul, kui õigesti aru saate, mis toimub, mitte vaadates, et teiste probleemid niisama oleksid arusaadavad, et siis laheneb teil endal. Tegelikult soovite, et endal oleks arusaamist, siis uus aura lisab juurde ka selgust 00 nüüd. Kurjuse vastu ravi 00 nüüd. Ja uus aura ka lisab tugevust juurde 00 nüüd. Teile endale. Ja haiguse teemale 00 nüüd. Ja ka teadvuse detoks 00 nüüd. Ja teadvuse ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Kas ma võin veel küsida? Jaa. Ja, küsige. Mul ongi just praegu palavik, kes on eriti mõjunud kurkkopsudesse ja päris valusalt kõrvadesse.
ja siis veel ravi juurde, lisaks gripiravi, rohki, EMG 00 nüüd. Ja kõrvadesse ravi juurde eraldi veel 00 nüüd. Kõrvapõletiku likvideerimine. Need külmetushaigused, mitte ainult vaid, et gripp, see võtab küll ka kõrva kuulmise ära. Ja veel pikaks ajaks likvideerimine ja ravisid juurde, rohki, EMG 00 nüüd. Ka ajudetoks 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Ja teile ka kannatuste vähendamine 00 nüüd. Haigused eemale 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Paluks ka õppimiseks jõudu juurde, tundub, et sellega on pidev stress ja ärev. Nii. Õppimiseks jõu lisamine 00 nüüd. Masenduse likvideerimine, ravi 00 nüüd. Siis uus aura ka muudab psüühikat tugevamaks 00 nüüd. Ja uus aura arendab ka edasi õppimist 00 nüüd. Ka õppimisvõime lisamine 00 nüüd. Ja õppimiseks ravisid 00 nüüd. Siis näete, et soovite rohkem hoopis õppida, kui näete, et on edusamme selles, siis läheb rohkem veel tarvis. Õppimise lisamine 00 nüüd. Ja uus aura aitab küll selles küsimuses ka. Õppimises 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ei ole, suured tänud. Jah, palun, kõike head. Millega? Siis teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 27. detsembril sellel laupäeval Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja edasi 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja jututoa saates näete 24. detsembri hommikul 10:45 Lõuna-Eesti nõida ja 26. detsember Tallinna nõid kell 7 hommikul ja Elva nõid on jällegi 29. detsembril kell 7 hommikul jututoa saates. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Hallo? Tervist! Mind huvitab, kuidas on lugu minu auraga, kas te tahate ka parandust või vahetust? Nii, teil ei ole vahetatud. Teil ei ole vahetatud aurat, aga soovite uut aurat? Hallo? Nii, siis vana aura ära ja uus aura teile 00 nüüd.
ja uus aura, see püsib nii kaua, kui siin olete, et see ei vaja väljavahetamist. Arendada saab paremaks, teha veel juurde lisada paremaid asju veel, sest et aura, see on surematu. Mõtted, mis on ennast takistavad, et ma saan jääda ilma kõigest asjadest. See on seetõttu, et kui ei ole miski, mis hoiaks seda, miski, mis kaitseks, siis tõesti tullakse, võetakse ära teilt asjad. Mitte ainult, et raha tullakse tahtma, vaid et üldse haigused tulevad, võtavad mõistuse ära, tervise võtavad ära. Aru ei saa. Ja mürgid katavad kinni veel, likvideerimine, ja et uus aura kaitseb küll haiguste eest üleni 00 nüüd. Ja veel lähemale 00 nüüd. Lisaks uus aura lisab tugevust juurde 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ma tahtsin küsida selle kohta, et hommikul tõustes mul on südames kui vibra sees, et kas seda saaks natuke rahustada? Nii, siis südameravi 00 nüüd. Uus aura kaitseb ka südant veel jõuliselt 00 nüüd ja lisab jõudu südamele 00 nüüd. Lisaks mitte ainult südamele, sest ärevus, mis on, see on ikkagi argus, mitte lihtsalt niisama. Et arguse likvideerimine, arguse ravi 00 nüüd. Jõuravi 00 nüüd. Ja uus aura muudab teid jõulisemaks 00 nüüd. Jõu lisamine 00 nüüd. Südame kannatused, siis see paneb takistama üleni, et kui süda kannatab, siis teised asjad ka ei tohi olla korras. Likvideerimine ja ka kannatuste vastu ravi 00 nüüd. Kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Ja jõu lisamine rohki EMG 00 nüüd. Lisaks kardate seda, et selle südamega juhtub midagi. Mis temaga juhtuda saab? See sama kartus, argus, see võib panna ka südame seisma ja siis vahepeal teha imelikke liigutusi. Lööb kõvasti, lööb pärisema. Aga teie enda süda on täitsa eraldi. See lihasüda, see dikteerib teile, et te peate kartma kogu aeg, et sellega midagi juhtub, aga tegelikult on hoopis enda südame üle see argus. See on see, mis peidab ennast, et paneb muretsema lihast südamest, mis siin keha sees tuksub, aga enda süda on see, mis kardab hoopis. Ja on arg, likvideerimine, veel jõuravi 00 nüüd. Südame selle peale oleks tulnud. Ja nii, ja siis uus aura parandab veel 00 nüüd. Teie olukorras juurde veel ravisid, mis teile tarvis lähevad südame kohta
ja jõu lisamine veel 0-0 nüüd. Näete, siis süda ka teab sellest 0-0 nüüd ja siis süda julgeb küll edasi minna jälle 0-0 nüüd. Teie enda süda ikka. 0-0 nüüd. Saan aru, jah. Ja. Ja siis uus aura arendab edasi ka mõistust 0-0 nüüd. Ja tarkust 0-0 nüüd. Ja arusaamist 0-0 nüüd, pühadust 0-0 nüüd. Ja, kas veel midagi? Siis vahest kipub mu pea ringi käima, millest see on? Ajuveresooned on mürgised ja haigused on aju sees. Likvideerimine, et ajuveresoonte ravi 0-0 nüüd. Rohki EMG 0-0 nüüd. Aju detoks 0-0 nüüd. Ajuveresoonte detoks 0-0 nüüd. Ajuveresoonte parandamine veel ja ravi 0-0 nüüd. Ka argusmürkide detoks 0-0 nüüd. Ja uus aura ja aju teevad koostööd 0-0 nüüd. Lisamine. Ka hüpofüüsi ravi 0-0 nüüd. Ja kogu pearavi veel 0-0 nüüd. Aju, mis on saanud ka kannatada, et kannatused juhivad aju, likvideerimine. Kannatuste ravi 0-0 nüüd. Ja uus aura juhib aju 0-0 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ma tahtsin veel, et valuda ravima selja ja jalgadele. Nii. Siis seljaravi 0-0 nüüd. See selg on ka argusest jäänud niimoodi taandarenema. Et muudab nõrgaks teid ennast, et tugevust ei ole seljas. Et taandareng, likvideerimine ja ravi 0-0 nüüd. Ka selja ajuravi 0-0 nüüd. Ja selja tugevdamine 0-0 nüüd. Valude likvideerimine. Ja veel seljaravi 0-0 nüüd. Ja uus auraga lisab tugevust juurde veel 0-0 nüüd. Ja kaitseb ka selga haiguste eest 0-0 nüüd lisaks veel. Ja jalgade ravi 0-0 nüüd. Need kannatused, mis on murdnud maha, et ei tõusegi sellest enam. See mõjub jalgadesse. Tundub, et natukene aega jalad püsivad, aga üldiselt mitte. Need kannatused on maha surunud ja maha murdnud. Need kannatustest ülestõstmine 0-0 nüüd.
ja veel jalgade ravi 00 nüüd. näete, siis paraneb küll. nii, kas veel midagi? lõpetuseks tasuksin nõiutud vett. ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. siis see lisab veel juurde ka ravisid, mis te siin küsisite veel lisaks rohki EMG 00 nüüd, selle nõiutud veega 00 nüüd. ja nii edasi. ja, siis sellega kõik. Suurimad tänud. ja, kõike head. mees, kes ei teadnudki ju, et publikule ka veel, et kannatused vähendamine 00 nüüd ja kannatuste vastu ravi 00 nüüd. lisaks vaesuse likvideerimine, edasi rikkuse sisemusse 00 nüüd. ja alfariigel sisemuses ravisid juurde rohki EMG 00 nüüd. lisamine 00 nüüd. hallo? Tervist, Elva-Lõi. tervist! Ma soovin täna ravi peapiirkonnale ja kaelapiirkonnale. nii, siis pea ravi 00 nüüd. teadmised, mis on rasked, mitte sisu poolest, vaid selle poolest, et need on mürgised teadmised haiguste kohta. olete kuulanud igasuguseid asju, et mis haigus võib tulla ja mis sümptomid on ja siis kardate, et äkki teil ka on, et peas on haigused lisaks hullude haigusteni välja. et nii kui pea valutab, nii tuleb esimene mõte, et nüüd on midagi väga hullu lahti kohe. mürgised teadmised, see käib ikka haiguste kohta, jah. siis kardate igasuguseid asju, likvideerimine ja ravi 00 nüüd. ka teadvuse detoks 00 nüüd. ja ajuravi 00 nüüd. ja veel kaelaravi ka 00 nüüd. ja kannatuste vähendamine 00 nüüd. muidu jah, teadmine niimoodi, et mis kõike haigusi vohab, ega te ikka ei saa teada, mis asi see on ja kuidas see käib. haigused on ju täitsa võõrad asjad. et sellega ei saa ennast ka maha rahustada, et nüüd ma tean, mis haigus miski on ja siis ma olen väga kompetentne haigustes. teate, kus arst kardab ka igasugu haigusi ja patsille, nii et need ei tasugi nagu uurida. nojah, siis näete, kui uurite, siis peaks ikkagi midagi muidugi tasub teada, aga kui näete, et iga asi võib olla mingisugune teine asi ja põhjustada kõrvalmõjusid ja veel kõrvalhaigusi ja siis ei jäägi mingisugust lootust üldse, vaid kogu aeg on haigused ja kui loete midagi, uurite midagi, siis kord on haigused ühtepidi, kord on nad teistpidi, kord on kohv on kasulik, siis kohv on kahjulik. niimoodi siis hakkategi kartma. ja muidugi jah. ja nii ka teiste asjadega, aga kohv on selline hea näide, millega keeratakse ühtepidi ja teistpidi, kahjulik, kasulik, kahjulik, kasulik. olen märganud ja et räägitakse nii ühtepidi ja teistpidi, aga ma usaldan ikka teie teadmist, ma tarvitan kohvi. just, kuid see on ikkagi teadlase jutt ju, see teadlase kohviga ühtepidi, teistpidi. ja siis arvestage, et ülejäänud jutuga ka on ehk samamoodi. kord on nii ja kord on naa. likvideerimine ja ravi 00 nüüd. ja et siis need kannatused, mis on
see mürgiste teadmiste kohta, jah, likvideerimine ja mürgiste teadete kohta likvideerimine ja mürgiste teadete vastu ravi 00 nüüd ja ka aju detoks veel 00 nüüd ja ka ülddetoks 00 nüüd. Kas veel midagi? Kodupuhastus ka palun. Ja, kodupuhastus 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ma sooviksin nooremale pojale, et meil oli eile telefoniühendus, et tal on midagi seedesüsteemiga, et kas saaks seda ka aidata? Jaa. No seedimisprobleemid, haigused, kuid alguseks ülddetoks 00 nüüd. Seedesüsteemi ravi 00 nüüd. Lisaks, et tal on ka kannatusi kõvasti, et kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Ja kannatuste detoks 00 nüüd. Ja siis paraneb küll. Ja. Aga ma arvan, et mõistuse ravi oleks ka talle hea. Ikka oleks hea muidugi. Mõistuse ravi 00 nüüd. Rohki endal. Ja, ka mõistuse detoks 00 nüüd. Ja ka psüühika ravi 00 nüüd. Soovib kontrollida seda, mis toimub tema ümber, lisaks keha soovib kontrollida. Aga keha see hakkab vastu. Keha hoopis kontrollib teda, siis see võitlus on kehaga. See väsitab ära, see teeb murelikuks, rikub psüühikat, et võidelda muudkui kehaga, kumb jääb peale. Hoopis õigesti teha likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Nii. Ja teated veel. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel laupäeval 27. detsembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja edasi 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja jututoa saates 24. detsembril Lõuna-Eesti Nõid 10:45 algusega jututoa saade ja Tallinna Nõid 26. detsembril kell 7 hommikul ja Elva Nõid jällegi 29. detsembril kell 7 hommikul jututoa saates ja lisaks Elva Nõid on ka 1. ja 2. jaanuaril kell 5 õhtul tunniajane saade pühade puhul ja uue aasta puhul ja nii edasi. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Hallo? Tere, Elva Nõid! Tervist! Ma tänan eelnevate abide eest, aga nüüd on mul uus mure. Nii. Mul kõrvad vilistavad hirmsasti ja pea käib ringi. Nii. Et teil on mõte, te soovite midagi usinalt teha, tegutseda, soovite paremaks saada, soovite mõtelda, ei ole harjunud sellega, siis jõudu tuleb juurde, siis tundub, et hakkab kõikuma, saate teada veel midagi, siis hakkate kõikuma, sest et ei ole harjunud sellega. Et
ka teadvuse detoks 00 nüüd, teadvuse ravi 00 nüüd. Vaat kui saate midagi teada ikka päriselt, siis see mõjub isegi niimoodi, et ka kõrvad hakkavad vilistama. Ja pea või, ja nii et lisame juurde, no teil uus aura ka, lisab juurde jõudu 00 nüüd. Ja arendab ka aju 00 nüüd. Ja aju detoks 00 nüüd. Ja aju ravi 00 nüüd. Ei ole midagi viga, hoopis mõjub 00 nüüd, ja. Aga mul on nagu vasakus käes on nagu närvivalu ja südame piirkonnas ka mingi siuke. Ei ole otseselt valu, aga selline pakitsus. Aha. Nii. Ka närvipõletikku likvideerimine, närvipõletiku ravi 00 nüüd. Kas ma määrin selle nõiasalviga ikka edasi, see aitab? Võite ikka määrida, jaa. Nii. Ja ülddetoks 00 nüüd. Ja ka mäludetoks 00 nüüd. Ja mäluravi 00 nüüd. Ja uus aura lisab juurde veel tugevust 00 nüüd. Ja aura ja aju koostööd juurde lisamine 00 nüüd. Ja ka psüühika tugevdamine 00 nüüd. Rohkiemgi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Siis paluks Harry Potteri efekti ravi edasi. Ja, Harry Potteri efekti ravi lisamine 00 nüüd. Ja kompleks, mis hävitab elu ravi edasi. Ja, rohkiemgi ja nii edasi. Ja kompleks, mis hävitab elu ravi lisamine 00 nüüd. Rohkiemgi ja nii edasi 00 nüüd. Ja, mis veel? Paluks verepuhastust. Veredetoks 00 nüüd. Ja lisaks ka ajuveresoonte detoks 00 nüüd. Ajuveresoonte ravi 00 nüüd. Ja hüpofüüsi ravi veel 00 nüüd. Mürkide likvideerimine 00 nüüd. Nii, mis veel? Tänan seekord. Ja. Aga soovin teile kõike head ja edu. Tänan teile ka kõike head. Edu, nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et publikule veel kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Ja kannatuste vähendamine 00 nüüd. Ka kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Ja gripiravi lisamine 00 nüüd. Rohkiemgi ja ka COVID järelravi lisamine 00 nüüd. Rohkiemgi ja nii edasi. Ja alfariigel sisemuses ravid edasi 00 nüüd.
Hallo? Hallo? Hallo, Tervist! hallo, Jaa, mina sooviksin ka ravi. jaa, Detoksit. ravidetoksit. Nii, ja siis ülddetoks 00 nüüd. Ja halvasti kuulen. Ja mina kuulen teid hästi. Ma sooviksin silmade ravi ja kõrvakuulmise. Ja siis ka kuulmise detoks 00 nüüd. Ja kuulmise ravi. Ma paluksin veel Silmade ravi 00 nüüd. Südameravi ja kopsuravi ja siis veel õhupuuduse ravi. Nii, kopsude detoks 00 nüüd. Hingamisteede ravi 00 nüüd. Ka ülddetoks 00 nüüd. Õhupuuduse ravi 00 nüüd. Psüühikaravi 00 nüüd. Südameravi 00 nüüd. Lisaks ajudetoks 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Aju parandab küll ka seda hingamist 00 nüüd. Ka hingamise reguleerimist 00 nüüd. Ka kannatuste vähendamine 00 nüüd. Ja ka kannatuste likvideerimine tal 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Tahtsin küsida, et homme lähme väiksele reisile, et kuidas see reis meil läheb, et kas saab nagu, kuidas ma küsin, ma ei oskagi küsida. Niisugust, et seda teed nagu, et läheks hästi. Ja, no see läheb ikkagi hästi, toimib, saate kohale 00 nüüd, saate käidud. Siis Kohe tulema kohe tagasi pädema järgmine päev. Ja, et saate, ja kõik sinna ja tagasi läheb ilusti. Takistusi on, et siis tundub äkitselt, et külm saab teile takistuseks, pole harjunud. Siis on haigused, mis on ümberringi. Siis mõte, et kas tuleb tüli. Ei tule tüli. Külm põhjustab igasugust kartust ja isegi hirmu. Et takistused, likvideerimine. Mis külm see ikka on, kui -1 on või pole harjunud sooja talvega juba. Nii hästi on nõjutud soe talv. Kogu aeg on +6 ja +6. Tuleb korraks -1, läheb jälle soojaks jälle. Nii et saate käidud ilusti ja takistused lähevad ka ära likvideerimine. Ja olete rahul ka 00 nüüd. Aitäh. Ja. Ja siis ma paluks veel, ütleme nendele luude ja liigeste seda ravi. Kui jalad on nõrgad tal ka. Ahah, temal jah. Nii siis luustiku ravi 00 nüüd. Luustiku tugevdamine 00 nüüd. Ka jalgade ravi 00 nüüd. Ka jala veresoonte tugevdamine 00 nüüd. Jalad, mis koperdavad. Likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja veel ajuravi 00 nüüd.
ka koordinatsiooniravi 00 nüüd ja parandamine 00 nüüd. Ja jalgade tugevdamine 00 nüüd. Ka podagra ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Aitäh, suur tänu. Ja, nägemist, kõike head. Ja järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub juba sellel laupäeval 27. detsembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 3. jaanuaril Tallinnas Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja Jututoa saates näete 24. detsembril Lõuna-Eesti Nõida 10.45. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Hallo? Tervist! Mina palun nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja, mis veel? Hallo? Ja, mis veel? Jah, rääkige. Siis ka ülddetoks teile 00 nüüd. Rääkige. Ka mõistused ravi 00 nüüd. Ja veel Jututoa saates 26. detsembril hommikul kell 7 on Tallinna nõid ja Elva nõid on 29. detsembril ja lisaks veel Elva nõid on 1. ja 2. jaanuaril kell 5 õhtul tunniajased saated Jututoa saates. Hallo? Tere hommikut! Tervist! Lõpuks sain liinile. Ja, viimasel minutil, jah. Mulle tundub, et mul oleks neerudele vaja abi. Kas siis... ravi või puhastus ja, seidas? Mõlemad siis neerude detoks 00 nüüd. Ja neerude ravi 00 nüüd. Lisaks uus aura ka parandab neere 00 nüüd. Ja mürgid ja pimedus, mis paistab sisse neerudesse eemale 00 nüüd ja ravi 00 nüüd. Kas see mõjub ka siia paremale küljele raiete alla? Seal on ka nagu mingisugune, keegi nagu hoiaks kinni või torge on või ma ei oskagi seda seletada, nagu maksaga oleks mingi asi või on see neerud? No, neerude juures seal veel midagi, igasuguseid juhtmeid ja kes see ikka teab, mis juhtmeid ja mis asjad seal sees on. Et sisemuses ravi 00 nüüd, kõhu ravi 00 nüüd. Anatoomia on üks jube asi. On küll, jah. On küll. Nii et ka maksa detoks 00 nüüd. Tänu. Ja veel ülddetoks 00 nüüd. Ja veel kannatused, mis on sügaval kõhu sees, likvideerimine. Ja veel kannatuste ravi 00 nüüd.
lisaks kõhus, mis on, et ükski asi sinna ei paista, ükski hea asi sinna ei ulata, tundub niimoodi, et süüa saaks. Sooviks, et sööks midagi head, et see läheks kõhtu ja parandaks. Kui ta ei ulata ikkagi, vaat siis kõhu sügavusse sinna edasi, ravid 0,0 nüüd. Seda ei oleks osanud küsidagi. Ja valude likvideerimine. Muidugi võib proovida jah, et magusat šokolaadi süüa, siis hakkab parem küll. Jah, ma sorteerin juba, jah. Aga head asja on väga harva leida. Ja selline, mis ulataks ja mõjuks sinna just 0,0 nüüd. Ja et uus aura ka ravib 0,0 nüüd. Nüüd ma söön magusaid mandariine. Ahah. No see ka puhastab ka ja parandab küll. Lisaks kurki ka võib tarvitada täitsa. Ükskõik kas tavalist või hapukurki või 0,0 nüüd. Siis see ka ravib üleni 0,0 nüüd. Nii, mis veel? Ja teeks siis endokriinsüsteemile kas tasakaalustamist või ravi või ma ei oska öelda, see ongi see anatoomia, mida ma nüüd lugesin, et keha ei tooda mingisugust hormooni, et sellest on liigesed kuluvad. Ahah, näete, aga siin on vaesus, organismi vaesus ka, mitte et raha ei ole, vaid vaesus, mis on lausa füüsiline ja nii, et toidupuuduseks, et näljaks ulatab. No keha tundub, et saab süüa, saab, aga ikka on nälg, ikka ei ole saanud. Seepärast on ka see kõhus, et sooviks head midagi, sooviks, mis ulataks sinna. See täpselt see õige hea asi, ikka jääb puudu. Selline vaesus ja nälg, mis on kehal, likvideerimine ja ravi 0,0 nüüd. Märkate, et keha muudkui tahab ja muudkui sööks veel, aga ikka ei saanud veel päris seda ja ikka on midagi nagu puudu. Ja kogu aeg on nagu midagi puudu, ikka veel likvideerimine ja ravi. Kirjääres sain nüüd head koopi ja seda ma tahaks siiamaani proovi leetuda. Ahah. Ja endokriinsüsteemi ravi 0,0 nüüd. Ja uus aura ka arendab edasi mõistust 0,0 nüüd. Ja ka hormonaalsüsteemi ravi 0,0 nüüd. Ja ka psüühika tugevdamine 0,0 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Teeks veel sellele paremale puusale liigesele ravi, sellepärast, et arst juba tahtis lõigata, aga ma ütlesin ära. Nii, ravi 0,0 nüüd. Puusa ravi 0,0 nüüd. Üldse luustiku ravi võiks teha. Ja, siis luustiku ravi 0,0 nüüd. Ja tugevdamine. Lisaks uus aura kaitseb ka puusa 0,0 nüüd ja tugevdab luustiku 0,0 nüüd. Ja ravib ka luustiku 0,0 nüüd. Ja ka kannatuste ravi 0,0 nüüd. Ja, kas veel midagi? Nüüd ma hakkasin naerma, et see haigus, vanadus tegi mulle närvidele, paluks seda ka veel likvideerida. Nii, siis vananemine eemale. Vananemise vastu ravi 0,0 nüüd. Ja uus aura ka lisab vananemise vastu veel juurde jõuliselt 0,0 nüüd. See uut aurat on mul väga hästi tunda, et kohe mõjub. Ja tunnetan, et see on just uus aura, mis mõjub. No väga hea. Juurde.
000. ja lisamine 00 nüüd ja lähemale veel 00 nüüd. Ja kas sellega kõik? Sellega kõik tänaseks ja suur tänu ja kõike head. Ja, tänan, kõike head teile ka. Nägemist. Ja sellega tänaseks saade on lõppenud ja ilusaid algavaid pühi kõigile ja peatsete jälle kohtumisteni.